Ma ei ole näinud sellist gymmi veel kuskil, et üritamegi nagu kutsuda, ma nimetan kogu aeg seda Maurisid rohkem, sellepärast, et neid inimesi on väga palju. Nad on kõik füüsiliselt aktiivsed. Okei, Maurit ainuke, one and only, aga Maurit siis nii-öelda jutumärkides. Ja millegipärast nad käivad siin-seal, suur protsent ikkagi ei käi regulaarselt ja tahaks nad käima saada. Aga me just lõime 2 erinevat korust. Tegelikult meil on 3 korruse peal, aga 1 korruse peal on siuke light gym ja kes tahab siis natuke rohkem, see läheb siis üles, kus on meil kõik maailma tasemel premium seadmed, pluss veel siis boksiring, kus sa saad siis ennast edasi veel arendada treeneriga. Kui sa ei oska midagi, siis see on okei, et see, kui keegi sul surub kangi seal rinnalt 150 kilo, et siis suru 20 kõrval kuskil selles light gymmis või tee nagu teistmoodi asju. Kõige rohkem võib-olla olemegi uhked nende detailide üle, mida ütleme siis võib-olla enamus isegi ei pane võib-olla tähele esimese hooga või mida on väga raske pressiteates või mingis muus formaadis rääkida. Me oleme loonud suured riietusruumid, kus sa tunned ennast mugavalt, suured kapid. Meil on ikkagi meestele, naistele eraldi disainitud ruumid ka täiesti. Ehk et ei ole nagu sarnased, on täiesti erinevad. Me oleme tõesti loonud siis enda jaoks man cave'i. Man cave tähendab meie jaoks siis meeste riietusruumi, kus me teame, et seal on võib-olla meestel vajadused teistsugused kui naistel, ehk et nad on valmis istuma kas enne või peale trenni maha sohvade peale, võtma telkust selle hea spordikanale, võtta sinna kõrvale üks jook, ajada tüüpidega juttu. Siis teine koodnimetus, mis meil on tegelikult buduaar, mis on siis just silmas pidades naiste riietusruumi, kus on siis värvigamma ja kogu sisedisain hoopis teistsugune kui meestel ja loomulikult naistest tulenevad vajadused on teised. Ja loomulikult siis see, kuidas pärast seda nii-öelda man cave'ist või buduaarist hommikumantel selga ja liikuda siis meie koodnimetusega after gym'i. Ja after gym võtabki kõike kokku sellega, mis üks after gym kokku võtma peab, ehk et seal sa saad süüa juua, saad minna erinevatesse saunadesse. Meil on veel üks väga huvitav toode. Ma olen kuulnud pidevalt inimeste käest, et kui sa oled väsinud või midagi pärast trenni või kus tahaks lihtsalt istuda. Ja me lõime siukse duši nii-öelda, kus sa saad istuda. Ja sa võivad istuda kolmekesi, lamada, 3-4-kesi, sa saad sellist jahedat, mõnusat uduvihma peale sauna ja peale trenni, mis jahutab su keha niimoodi maha, et kui sa ei taha lounge'i minna, sa saad pärast seda rahulikult minna, panna riidesse, sest sa enam ei higista järgi. Siis kui me liigumegi sealt lounge'i alasse, eks ole, siis ka seal, et kaminate ääres istumine või lausa lamamine või magamine, kõik on lubatud ja nähas siis Tallinna vanalinna akentest meil on väga head vaated, väga valgusküllane ja jälle siis nautida seal veel, et olemist ehk, et täiesti nagu täislõõgastus on selle asja nagu nimi nii-öelda, et me üritame luua sellist kodutunnet. Sa tuled meie juurde, viskad autovõtmed leti peale ja jalutad sealt nii-öelda edasi ja tunned ennast hästi. Seda on raske nagu seletada. Et inimene ilmselt näeb seda koha peal, kui ta tuleb. Lähtuvalt ka sellest tagasisidest, mis me oleme esmase avalikustamise järgi saanud, on see, et inimesed tegelikult ütlevad, et see on nagu puudus, on vajalik. Et huvitaval kombel seda selliselt praegu ei ole turul, nii et ma loodan, et inimesed oma sõnu veavad ja näitavad, et see on vajalik. Aga seda näeme varsti.